meie isikuvideote sari on jõudnud Lavrenti Beriani, Stalini ühe lähima kaastööliseni. Kes ta siis oli? Kas tõesti põrgusigitis, kuri türann, tige inimene või hoopis Nõukogude Liidu suur reformaator, kes algatas sisuliselt perestroika 32 aastat enne Mihhail Gorbatšovi? Muide, on arvatud, et kui Beria reformid oleksid läbi läinud, oleks Nõukogude Liit lagunenud 30 aastat varem. Loomulikult moodustab kõik järgnev vaid murdosa Lavrenti Pavlovitš Beria laiaulatuslikust tegevusest ja elust. Beria ilmselt kõige tuntum atribuut, mille järgi teda tuntakse, on ikka näpitsprillid ja muide, kui näpitsprille ta ei kandnud, siis oli aru saada, et Lavrenti Beria on kõrtsilmne. Kui Beria oli Nõukogude Liidus tähtis võimumees, siis tema nimi anti kolhoosidele ja kaevandustele, tänavatele ja partisani salkadele. Anti ta nimi ka lausa pioneeriorganisatsioonidele, oli koguni pioneeride hulgas selline laulukene. On täna lastel pidupäev ja hõiskab pioneeria, sest külla täna tulnud meil Lavrenti Pavlovitš Beria. Lavrenti Pavlovitš Beria tuli siia ilma aastal 1899. Samal aastal patenteeriti taskulamp ja registreeriti aspiriin kui kaubamärk. Tallinnas alustas tööd vagunieitustehas Tvigatel ja elektrimootori tehas Volta. Samal aastal Lavrenti Beriaga sündis näiteks Ameerika kuulus gängster Al Capone, Ameerika tuntud kirjanik Hemingway, Briti ja Ameerika filmirežissöör Alfred Hitchcock ning sündis ka tänapäevase pastapliiatsi leiutaja, ungarlane Laszlo Biro, kes leiutas siis pastapliiatsi aastal 1938. Samal aastal, kui Beria sündis, suri meie ärkamisaegne tegelane Johann Köhler. Rahvuselt oli Lavrenti Beria grusiin, täpsemalt öeldes siis grusiinide hulka kuuluv megreel. Megreelid olid siis grusiinlaste hulka kuuluv rahvakild, kuid Beriat on sageli peetud ka juudiks. Näiteks sõja ajal ilmusid antisemiitlikud brošüürid, mida sakslased andsid välja okupeeritud Nõukogude Liidu territooriumil. Millal kohtusid esimest korda siin ilmas Lavrenti Beria ja Jossif Stalin, hilisemad suured poliitilised liitlased, toimus see 1923. aasta septembris, kui Stalin oli puhkusel Abhaasias ja siis nad kohtusidki Beriaga. Ajaloolased on öelnud, et Stalin ja Beria olid lausa ületamatud intriigides sepitsemistes ja telgitagustes sobingute valdkonnas, tänu millele need kaks meest ilmselt nii lähedaseks saidki. Nii nagu mitmed teised Nõukogude riigijuhid kandideeris ka Lavrenti Beria Eesti NSV mitmesse võimuorganisse, sealhulgas isegi oblasti nõukokku. Toome ühe näite, mis puudutab siis seda, kuidas Stalin ja Beria 1953. aastal esitati saadiku kandidaatideks oblasti nõukogu valimistel. Tsiteerime ajalehte Pärnu Kommunist, 17. jaanuar 1953. Esitati siis Pärnu oblasti töörahva saadikute nõukogu saadiku kandidaatideks Jossif Vissarionovitš Stalin ja Lavrenti Pavlovitš Beria. Tsiteerime ajalehte. Mootoritehase proletaarkollektiiv täitis eelmisel aastal oma aastaplaani 131%. Avatakse koosolek. Võtab sõna luksev töö eesrindlane. Lihtsad, kuid südamest tulevad on tema sõnad, kui ta teeb ettepaneku esitada Pärnu oblasti töörahva saadikute nõukogu saadiku kandidaadiks meie rahva suur juht ja õpetaja, seltsimees Jossif Vissarionovitš Stalin. Ja siis see töö eesrindlane ütles niimoodi oma kõnes. Teame, et seltsimees Stalin on pühendanud kogu oma elu töötavate inimeste teenimisele, meie riigi tugevdamisele, rahu kindlustamisele kogu maailmas. Seal, kus on Stalin, seal on võit. Seal, kus on Stalin, seal on rahu. Ei ole suuremat au, kui seada üles saadiku kandidaadiks seltsimees Stalin. Lihtsad töötajad kiidavad siiraste ja südamest tulevate sõnadega palavalt heaks selle ettepaneku. Järgnevalt esitatakse kandidaadiks Lavrenti Beria. Saab sõna tehase partei algorganisatsiooni sekretär, kes ütleb niimoodi. Seltsimees Stalini ühe lähima kaastöölisena ja revolutsioonilise võitlejana tunneme Lavrenti Pavlovitš Beriat. 1940. aasta augustis oli just Beria selleks meheks, kes tegi Stalinile suurima kingituse, korraldas ta õelaima vaenlase Lev Trotski tapmise.
1953. aasta maikuus ehk siis paar kuud pärast Stalini surma tegi Lavrenti Beria ettepaneku lõpetada Stalini kogutud teoste väljaandmine ja 10. juunil 1953 ilmus ajalehes Pravda ilma allkirjata artikkel, kus esimest korda kasutati terminit isikukultus. Just Beria on selleks isikuks, kes kommunistliku partei keskkomitee tasandil nimetas esimest korda Stalinit türanniks ja tegi keskkomitee liikmetele ettepaneku tutvuda arvukate faktidega, mis kinnitasid Stalini julmust, võimu kuritarvitamist, vägivalda ja omavoli. Beria hakkas pärast Stalini surma kohe lõpetama Stalini isikukultust. Toome ühe näite. Enne 1953. aasta maipühi sõitis Beria juurde filmirežissöör Mihhail Tšaureli, kes oli loonud mitu Stalinit ülistavat filmi. 5-kordne Stalini preemia laureaat lootis veel ühe preemia saada ja tõi Beriale näha stsenaariumi, kus Stalinit ülistati Ameerika imperialismi vastu võitlejana. Beria ehitas stsenaariumi kiiresti läbi, heitis selle ehmunud režissöörile tagasi ja hüüatas. Võta see, nüüd järgnes üks ebatsensuurne väljend, tagasi. Kas sa pole veel tüdinenud sellest lurjusest kirjutamast? Kas sa siis ei tea, et Stalin oli türann? Ta hoidis meid kõiki oma hirmuvalitsuse all. Kogu rahva oli ta ära hirmutanud. Hirm oli see, mis teda võimul hoidis. Tänu Jumalale, kes aitas meil temast vabaneda. Tšaureli oli šokis. Lavrenti Beria on jõudnud ka paari Eesti poplaulu. 1990. aastate lõpul moodustati hip-hopi ansambel nimega A-rühm ja nemad väljutasid laulu Popmuusik, mille viimane salm lõppes sõnadega Sina oled Kulak ja mina olen Beria. Lavrenti Beria on jõudnud ka kuldse trio repertuaari. Nemad väljutasid kunagi laulu Gorbatšok, see oli tehtud siis laulu Kasatšoki keerutades kiirelt möödub öö baasil ja selle refrääni üks osa oli selline. Tantsuhoos Leninid, Tšerzinskid, Beriat, Stalinid ja Trotskid. Gorbatšoki keerutades Kremlis möödub päev, idataevas surmatantsu näed. Lugu sellest, kuidas Lavrenti Beria esitati 1953. aasta algul Tallinna oblasti töörahvasaadikute nõukogu saadiku kandidaadiks. Tsiteerime ajalehte Kaevur 22. jaanuar 1953. Kohtla-Järve valimisringkonna number 103 töötajate esindajad toetasid palavalt Lavrenti Pavlovitš Beria esitamist Tallinna oblasti töörahvasaadikute nõukogu saadiku kandidaadiks. Suure huviga kuulasid koosolijad Kohtla kombinaadi Kaevur Stahanovlase sõnavõttu, kes ütles niimoodi. Meie, valimisringkonna number 103 valijad, oleme uhked seltsimees Beria kandidatuurile. Ja muide, ajalehe sõnul samal koosolekul võeti suure vaimustusega vastu ettepanek saata tervituskiri Nõukogude rahva ja kogu progressiivse inimkonna suurele juhile ja õpetajale, seltsimees Stalinile. Lavrenti Beria juhtis Nõukogude Liidu aatomi- ja vesinikupommi projekti ja tänu tema tegevusele sai Nõukogude Liidust Ameerika Ühendriikide järel maailma teine tuumariik. 29. august 1949 katsetas Nõukogude Liit esimest korda edukalt aatomipommi ja on öeldud seda, et Lavrenti Pavlovitš jõudis aatompommi valmis teha lühima võimaliku ajaga, eeskätt tänu sel perioodil isiklikult temale allunud Nõukogude teadus- ja tehnikaluure saavutustele. Jah, Lavrenti Pavlovitš karjus vahel kuulsate teadlaste peale, kuid see on ka seletatav. Just Beria andis endale selgesti aru, et juhul, kui leiutis ehk siis pomm ei lõhke, siis akadeemikud arreteeritakse ja tema ise ehk siis Beria kuulutatakse aga Ameerika spiooniks ja lastakse selle eest maha. Ning Beria suutiski pommi valmis teha. Füüsik Pjotr Kapitsa oli üle 10 aasta töötanud Inglismaal esmaklassilistes laboratooriumites. 1934. aastal tuli ta tagasi Nõukogude Liitu. Lavrenti Beria veenis teda hiljem osalema Nõukogude aatomiprojekti töös. Kord ütles Kapitsa oma sõbrale Semjonovile, kes oli keemilise füüsika spetsialist. Ma ei mõista, kust Beria küll sellise jõu ammutab. Kahju vaid, et nii võimekas mees töötab selliste inimeste nagu bolševike heaks. 1945. aasta 9. juulil anti Lavrenti Beriale Nõukogude Liidu kõrgeim sõjaväeline aunimetus
Nõukogude Liidu marssali aukraad. 1949. aastal sai Lavrenti Beria 50-aastaseks ja selle puhul anti talle 2 Lenini ordenit. Üks siis seoses 50. sünnipäevaga ja teine anti aatompommi väljatöötamise puhul. Ajalehes Edasi ilmus 8. veebruaril 1950 artikkel, mis käsitles Nõukogude Liidu Ülemnõukogu Liidu nõukogu valimisi Rakvere valimisringkonnast. Ja seal on siis kirjas niimoodi, et Tapa veduridepoo töötajate üldkoosolekul esitati Nõukogude Liidu Ülemnõukogu Liidu nõukogu saadiku kandidaatideks Jossif Vissarionovitš Stalin ja Lavrenti Pavlovitš Beria. Ajaleht kirjutas niimoodi, et veduridepoo ruumikas punanurk on tähtsa sündmuse puhul kaunilt dekoreeritud. Presiidiumilaua kohal köidab tähelepanu seltsimees Stalini punaste lippudega kaunistatud suurportree. Koosolijate seas valitseb eriline elevus, kui veduridepoo ametiühingu komitee esimees avab koosoleku. Vaikib jutukõmin. Orkester mängib Nõukogude Liidu hümni. Nüüd astub kõnetooli 70-aastane kulupäine tööline. Ootusärevalt jääb täiskiilutud koosoleku ruum kuulama elupõlise töötaja kõnet. Ja see mees ütles niimoodi. Teen ettepaneku esitada saadiku kandidaadiks liidu nõukogusse töötava rahva juht ja õpetaja, seltsimees Stalin. Saalist kostuvad hüüded. Elagu seltsimees Stalin! Hurraa seltsimees Stalinile! Järgmisena võtab sõna vedurijuht. Ta esitab koosolijate kestvate kiiduavalduste saatel liidu nõukogu saadiku kandidaadiks seltsimees Lavrenti Pavlovitš Beria. Öeldi niimoodi, seltsimees Beria on vankumatu bolševik, kes kogu oma jõu on pühendanud töötava rahva vabastamisele ja tema õnneliku tuleviku loomisele. Beriast loodi sellel ajal, kui ta oli veel Nõukogude Liidu võimuhierarhia tipus, mitmeid laule. Toome ühe näite. Beriast laulavad põllud ja aasad. Huku eest kaitses ta kodumaad armast, et lauluhääl helisev õnnelik kõlaks ja alati päike me maa kohal säraks. Kas teie kuulute nende püsivaatajate hulka, kes pole veel tellinuppu vajutanud? Kanali tellimisega ei kaasne mingeid kohustusi ja see on tasuta. Seega, aidake meil astuda sammuke lähemale eesmärgi täitumisele, 10 000 tellija kokkusaamisele. aitüma toetuse eest! 1930. aastatel kirjutas Beria uurijatele küllalt ilmekaid kirjakesi ja need kirjad sisaldasid arreteeritute kohta siis selliseid lauseid. Tuleb kõvasti läbi kolkida, tuleb kõvasti töödelda ja kõik välja pigistada. Ta tuleb veel kord ette võtta, keerutab, teab palju, aga varjab. Lavrenti Beria oli väga musikaalne inimene, ta laulis ise väga hästi, nii nagu laulis väga hästi ka Jossif Stalin. Beriat peeti suureks ooperimuusika asjatundjaks ja tal oli unikaalne klassikalise muusika plaatide suur kogu ja muide Beriat on nähtud lausa nutmas Rahmaninovi prelüüdi kuulates. Lavrenti Beria oli Nõukogude Liidus siis see mees, kes keelas ära arreteeritute piinamise. Juba varsti pärast Stalini surma, kui Beriast oli saanud siseminister, 4. aprillil 1953 ilmus Beria salajane käskkiri, mis keelas kategooriliselt füüsilise mõjutamise kasutamise kinnipeetavate vastu, nõudis laagrites ja vanglates piinamisruumide likvideerimist ja Beria käskis hävitada kõik piinamisriistad. Beria hakkas Nõukogude Liidu juhtidest esimesena rääkima liialdustest, mis 1930. aastatel toimus talupoegade kulakuks tembeldamisel. Kes tegi esimest korda ettepaneku ühendada 2 Saksamaad, kas Mihhail Gorbatšov ja Eduard Ševardnadze 1980. aastate lõpul? Ei, selleks oli 1953. aastal juba Lavrenti Beria ja seda keskkomitee pleenumil. Beria ütles niimoodi, pole vaja rajada Saksamaal üldse sotsialismi, las 2 Saksamaad, Ida- ja Lääne-Saksamaa ühinevad kui rahu armastav ja neutraalne riik. 1939. aasta septembri lõpus, pärast siis Molotovi-Ribbentropi pakti sõlmimist 6 aega hiljem sõlmiti Nõukogude Saksa sõprusleping. Toimus bankett ja kohtumisel Ribbentropiga ehk siis Saksamaa välisministriga võrdles Stalin Beriat.
SS-i jääkülma juhi Heinrich Himmleriga. Ta ütles Ribbentropile Beriat näidates siis nõndamoodi. Vaadake, see on meie Himmler, ta pole sugugi halvem. Lugu sellest, kuidas niinimetatud suure isamaasõja alguses Lavrenti Beria Stalini käsul proovis Hitleriga vaherahus sõlmida. 1953. aasta augustis kirjutas vanglast Sudoplatov, kes oli Trotski mõrva peamine organiseerija, NSV Liidu ministrite nõukogule sellest, et juuni lõpus 1941 kutsutud tema järsku siseasjade rahvakomissariaati Beria töökabinetti, et tuleb välja selgitada, mis tingimustel on Hitler nõus lõpetama sõja Nõukogude Liidu vastu. Beria selgitanud Sudoplatovile, et Nõukogude valitsuse eesmärgiks on luua tingimused, mis lubaks Nõukogude valitsusel manööverdada ja võita aega jõudude koondamiseks Hitleri vastu. Lavrenti Beria oli kõnemehena ehk oraatorina suhteliselt kehva võitu ja suurte kõnedega esines ta suhteliselt harva. Ilmselt kõige tuntum tema kõne on 9. märtsil 1953 Lenini mausoleumil peetud Stalini matusekõne. 9. märtsil 1953 toimusid Moskvas Jossif Vissarionovitš Stalini matused ja Stalini poeg Vassili on meenutanud neid matuseid seoses Lavrenti Beriaga. Beria sõnade peale, ärge lootku meie vaenlased lõhenemisele, olevat Vassili öelnud kõva häälega. Varga peas põleb müts. Täheldasin valjusti, et Vjatšeslav Mihhailovitš võttis kõnet pidades mütsi peast, Beria aga mitte, nii ütles siis Vassili. Vassili tundnud nördimust Beria käitumise pärast surnukeha kandmisel mausoleumi ja lihtsalt tundnud Vassiliga rõõmu, kui Kaganovitš olevat Beriat katkestanud ja öelnud Beriale siis sellised sõnad. Mida sa röögid? Ööl vastu 1. märtsi 1953 sai Jossif Stalin ataki või insuldi ja langes kooma. Alles 2. märtsil 1953 tulid Beria ja teised Nõukogude juhid Stalini juurde. Stalin oli siis endiselt teadvuseta ja vaid korises vaikselt diivanil. Beria olevat siis Stalini teenijatele öelnud niimoodi. Mis asja te teete siin paanikat? Kas te ei näe, et seltsimees Stalin lihtsalt magab ja norskab? Marss, kõik siit minema! Nõukogude Liit oli väga militariseeritud riik ja just Beria tegi esimesena ettepaneku kärpida sõjatööstuskompleksi rahastamist. Beria tegi esimesena Nõukogude Liidus ettepaneku mitte korraldada uhkeid demonstratsioone, mitte riputada üles ega kanda ringi juhtide suuri portreesid. Kui pärast Stalini surma sai Beriast üks Nõukogude Liidu tähtsamaid võimumehi, siis tema nõudis suuremaid õigusi liiduvabariikidele. Ta suurendas nendes rahvuskaadrite ja rahvuskeelte osatähtsust. Beria toetas ka seda, et liiduvabariikides tegutseksid rahvusväeosad ning ta ergutas igati kohaliku kaadri edutamist. 1953. aasta 5. märtsil suri Jossif Vissarionovitš Stalin. On öeldud seda, et Berial oli põhjust rõõmustada Stalini ootamatus surma üle. Stalin valmistas ilmselt ette puhastust kõrgemas võimu ešelonis ning juurdlus Megreeli kohtuasjas oli suunatud eeskätt Beria vastu ja oma pojale Sergole olevat Beria öelnud enne Stalini surma nõndamoodi. Stalin on otsustanud mind arreteerida ja ootab vaid, et jõuaks lõpule töö vesinikupommiga. On öeldud, et Lavrenti Beria kukutas reformimise kihk. Näiteks Nikita Hruštšovi südametunnistusel on otseselt 55 000 surmaotsust ainuüksi Moskvas ja umbes sama palju Ukrainas. 1953. aastal mõisteti Beria süüdi väljamõeldud süüdistuste alusel, need olid siis fabritseeritud. Kui Beriat oleks tahetud mõista süüdi reaalsete kuritegude alusel, siis oleksid need kuriteod olnud sellised. Süütute represseerimine Gruusias 1930. aastatel, Poola ohvitseride mahalaskmine 1940, Nõukogude kindralite ja poliitvangide mõrvamine 1941. aastal ja rahvaste küüditamine 1944. Kuid vastutust nende kuritegude eest jagas Beria ju Stalini teiste kaasvõitlejatega. Beria kolleegid Keskkomitee presiidiumist valasid võõrast verd hoopis rohkem. Huvitav, mitu korda rohkem inimesi on kandnud mahalastavate inimeste nimekirjadesse näiteks Nikita Hruštšov. Tuletame meelde, et 22. augustil 1936
puudutas Nikita Hruštšov Moskva partei aktiivil Zinovjevi ja Kamenevi protsessi ja seal ütles Hruštšov sellised sõnad. Seltsimees Stalin, tema terav leninlik silm, näitas täpselt kätte meie partei rajad, kust võivad välja ronida tõprad. On vaja need raisad maha lasta, aga ka Trotski kuulub mahalaskmisele. Lavrenti Beria ja Vassili Blücher, üks 5 esimesest Nõukogude Liidu marssalist. 1937. aastal oli kohtunikuna Blücher osalenud Mihhail Tuhatševski represseerimisel ja juba järgmisel aastal 1938 tabasid repressioonid teda ennast. Lefortovo vangla endine ülem Zimin teatas 1957. aastal ehk siis 4 aastat pärast Beria kukutamist, et näinud oma silmaga, kuidas Beria peksnud Blücherit kätega ja temaga koos olid tulnud ka mingid kumminuiadega mehed, kes Beria ergutusel Blücherit tagusid. Blücher karjunud, Stalin, kas sa kuuled, kuidas mind piinatakse? Beria kisendanud omakorda, räägi, kuidas sa ida maha müüsid. 1944. aastal sai Lavrenti Beria Suvorovi esimese järgu ordeni ehk siis väepealiku kõrgema autasu selle eest, et täitis valitsuse eriülesande eeskujulikult. Ja milles see eriülesanne siis seisnes? Seisnes tšetšeenide, inkušide, karatšaide, Krimmi tatarlaste ja teiste Põhja-Kaukaasia ja Krimmi rahvaste küüditamises. Kaukaasia rahvaste küüditamise kohta võime öelda veel siis seda, et küüditamisoperatsiooni 1944. aastal viis Beria läbi lausa tšekistliku oskusega. Küüditamise ajal saatis Nõukogude sõjavägi korda jubedaid kuritegusid, millest Lavrenti Beria eelistas Jossif Stalinile mitte ette kanda. Näiteks 27. veebruaril 1944 põletati elusalt 700 külaelanikku Hobuse tallis. Öeldakse, et ükski heategu ei jää kunagi karistamata. See kehtib ka Lavrenti Beria ja Georgi Žukovi suhete kohta. 1953. aastal osales Žukov Beria arreteerimisel, kuid 1941. aasta juuli lõpul päästis Beria Žukovi mahalaskmisest. Asi oli siis selles, et pärast Smolenski all lüüa saamist kavatses Stalin Žukovi lausa maha lasta. Žukov oli toona kindralstaabi ülem. Beria palus Jossif Stalinit, et Žukov tuleks ellu jätta ja Stalin jättiski Žukovi ellu. Lavrenti Beria ja Jossif Stalini naise õemees Stanislav Redens, kes oli Kaukaasia julgeolekujuht ja pärast teda sai julgeolekujuhiks Lavrenti Beria ise. Sellest julgeolekujuhi ametikoha vahetusest on väga palju müüte. Üks on selline. 1931. aastal toimunud suur joomaõhtu. Beria olevat Redensile tublisti välja valanud ja hiljem leiti Rentslist puru joobnud Stanislav Redens ja otse kohe Beria raporteerinud sellest kõigest Stalinile, kes kõrvaldanud oma kälimehe siis Taga-Kaukaasia poliitvalitsuse ehk julgeolekujuhi ametikohalt. Rahulolevana võttis Beria mõjuka ametikoha üle. See on siis esimene versioon. Ja selle loo teine versioon on selline, et Redensit teati kogu Kaukaasias suure napsitajana ja selliste naiste jahtijana, kes moraalist eriti lugu ei pidanud. Redensi kantseleisse ilmunud kord tööle noor ja kaunis töötaja, kes aga julgenud kõikvõimsa šefi külgelöömistele eitavalt vastata. Seejärel ilmunud Redens kord ühel ööl pärast järjekordset joomingut naise juurde koju ja hakanud ust maha murdma. Naabrid ei näinud pimedas, kellega on tegu ja kutsusid Redensile miilitsa. Militsionäärid tirisid vastu punniva Redensi jaoskonda ja alles seal selgus elektrivalguses, kellega on tegu. Redens aga magas samal ajal juba kartsal lavatsil. Loomulikult kanti juhtumist juba järgmisel hommikul Stalinile ette. Stalin vallandas oma kälimehe ja tema koha sai endale Lavrenti Beria. Lavrenti Beria lapsepõlvest Gruusias on teada väga vähe, kuid kaasmaalaste juttudes esineb ta kui andekas ja loomult tark poisike. Lavrenti Beria omandas väga noorelt joonistamisoskuse ja tal tekkis juba noorukina suur huvi arhitektuuri vastu.
ikka ja jälle on räägitud Jossif Stalini juures suvilas toimunud suurtest pidudest ja prassingutest ja joomingutest, kus osales ka Lavrenti Beria. Mida aga ütles Beria alkoholi tarbimise kohta tema poeg Sergo? Sergo ütles niimoodi: isa ei suitsetanud, ei sallinud ka konjakit ja vodkat, jõi ainult head Gruusia veini ja sedagi mõõdukas koguses. Räägime Lavrenti Pavlovitši nooruspõlvest. Kui ta õppis Abhaasias Suhumis reaalkoolis, siis ta oli oma enamikest kaasõpilastest lühem. Täiskasvanueas oli Beria kehapikkus aga 172 sentimeetrit. On öeldud seda, et poiste omavahelistes kähmlustes ei taandunud Beria mitte kunagi. Tal olid laiad õlad, tugevad käed ja raevukas energia ja see kõik võimaldas tal ränkadest kähmlustest auga välja tulla. Ta lõpetas 1914 Suhumi reaalkooli kiitusega ja 1919 lõpetas ta Baku ehitusmehaanika tehnikumi samuti kiitusega ja sai ehitustehniku diplomi. Lavrenti Beria armastas väga hobuseid ja ta oli suurepärane ratsutaja isegi hilisemas eas, vaatamata oma tüsedusele istus ta sadulas nagu valatult. Kuni oma viimaste elupäevadeni meeldis Lavrenti Beriale mängida võrkpalli ja eriti jalgpalli. Nooruspäevil, kui jalgpall alles hakkas Gruusias populaarsust koguma, oli Beria mitmel korral poolkaitsja Tbilisi meeskonnas. Ilmselt aastal 1923 sõitis Tbilisi jalgpallimeeskonnale külla tugev Moskva koondmeeskond ja Beria pidi katma noort ründajat nimega Nikolai Starostin, kellest hiljem kujunes ekstraklassi jalgpallur. Teatavasti 1953. aasta suvel oli just Nikita Hruštšov Georgi Malenkovi kõrval see, kes väga aktiivselt osalesid Lavrenti Beria kukutamisel, kuid enne Moskvasse toomist olid Berial kujunenud väga head suhted Hruštšoviga. Hruštšov oli siis Moskva linnakomitee sekretär. Tõsi, samaaegselt Beria toomisega Moskvasse viidi Hruštšov üle Ukraina kommunistliku partei keskkomitee esimeseks sekretäriks. Kui Beria vahetas NKVD eesotsas välja Nikolai Ježovi, ütles Hruštšov sellel puhul Ukraina tšekistidele sellised sõnad. Tsiteerime Nikita Hruštšovi. Äsja astus NKVD etteotsa seltsimees Lavrenti Pavlovitš Beria, kes on kogu elu olnud parteitööl ja töötanud ka tšekistina. Kõikjal on end ta näidanud stalinliku bolševikuna, kes kaitses Gruusia rahvast ja kommuniste vaenulike elementide tegevuse eest. Ta muutis Gruusia ühtseks armastuses kogu Nõukogude rahva vastu, armastuses seltsimees Stalini vastu. Niiviisi tuleb ka teil koonduda seltsimees Beria juhtimise alla ja ühiselt peksta rahvavaenlasi. Kliment Vorožilov oli Stalini lähikondne, kes pärast Stalini surma sai veel ka NSV Liidu Ülemnõukogu presiidiumi esimeheks ehk siis Nõukogude Liidu formaalseks riigipeaks ja tema kahepalgelisusest üks näide seoses Lavrenti Beriaga. Kui Hruštšov ja Malenkov plaanisid Beria maha võtta, siis oli Hruštšov läinud Vorožilovi kabinetti ja küsinud arvamust Beria kohta. Vorožilov, kes ei hiilanud eriti oma taibuga, oli hakanud Beriat lausa mõõdutundetult kiitma ja öelnud siis Hruštšovile niimoodi: milline suurepärane inimene, seltsimees Hruštšov, on meil Lavrenti Pavlovitš. Milline suurepärane inimene ta on. Läks mõni aeg mööda, toimus NLKP keskkomitee pleenum, kus hurjutati maha võetud Beriat ja seal ütles seesama Vorožilov juba sellised sõnad. Beria on kaabakas, lurjus, alatu avantürist. Beria arreteeriti 26. juunil 1953, kuid alles sama aasta 10. juulil teatati rahvale, et Beria on arreteeritud ja juba järgmistel päevadel olid ajalehed täis teateid massilistest solidaarsuse avaldustest partei ja valitsusega, nii nagu sellistel juhtudel ikka tavaks oli. Töötajad taunisid individuaalsetes ja kollektiivsetes kirjades üksmeelselt nii-öelda alatut reeturit Beriat. Toome ühe ekstravagantse näite, kui kaugele jõudis kodanik Nutko Kostanai või Kustanai linnast Kasahstanist. Ta kirjutas niimoodi: Beriat ei tuleks füüsiliselt hävitada. Tema jaoks oleks surm parim kingitus, mida ta pole väärt. Selle kurja tegija elupäevi tuleks võimalikult pikendada. Ta pole inimene, vaid metsloom.
seepärast tuleks ta pista puuri nagu šaakal ja vedada linnast linna mööda kommunismi suurehitusi, kaevandusi ja kolhoose, näidates töötajatele tema metsistunud lõusta. Toome mõningad näited selle kohta, kuidas 1953. aasta juulis käsu korras üle kogu Eesti NSV mõisteti hukka töökollektiivides Beria tegevus. Ajaleht Kaevur kirjutas 14. juuli 1953 artikli pealkirjaga Kukruse kaevurite pahameel. Elektriveduri juht ütles, määratus suure pahameelega saime me teada karjeristi ja avantüristi Beria reeturlikust tegevusest. Määratus suurt pahameelt väljendas oma sõnavõtus Elektriluksepp, kui ta rääkis avantürist Beria salakavalates plaanidest, kes püüdis meie maal kehtestada kapitalistlikku korda. Kaevurid häbimärgistasid üksmeelselt kodanliku jätise Beria alatut tegevust. Õhtuleht kirjutas 15. juuli 1953 artikli Kalininlased ütlesid oma sõna. Eile kogunesid Kalinini nimelised Tallinna veduri remonditehase töötajad tehase punanurka, et hukka mõista Beria rahvavaenulik tegevus. Töötajate näod on tõsised ja neil peegeldub viha inimese vastu, kes julges aududa alatuid plaane meie partei, valitsuse ja kogu Nõukogude rahva vastu. Beriat mõistsid hukka kolhoosnikud, lastesõime töötajad ja isegi traktorijaama töölised, näiteks Töörahva elu 16. juuli 1953 artikkel Rõuge traktorijaama töölised ja teenistujad kogunesid 13. juuli töö lõppedes remonditöökotta koosolekule, et mõista hukka rahvavaenlase Beria tegevus rahvusvahelise imperialismi agendina. Jossif Stalini poeg Vassili ning Lavrenti Beria. Varsti pärast Stalini surma mõisteti Vassili 8 aastaks vangimajja Nõukogude vastase propaganda eest ja vangimaast kirjutas 19. jaanuaril 1959 Vassili Nõukogude Liidu kompartei keskkomiteele sellise kirja, kus olid kirjas ka sellised laused. Seltsimees Stalinile ma nimetasin teda, see tähendab Beriat, kusjuures Beria enda juuresolekul, kaabakaks, valetajaks ja silmakirjatsejaks. See tähendab, ma tõestasin, et ta on moraalselt autu inimene ja karjerist. Vassili meenutas, et juba ammusest ajast ei armastanud ta Beriat. Vastikuse Beria vastu sisendanud Vassilile tema ema Nadežda Alilujeva. Nadežda vihanud Beriat ja öelnud kord otsesõnu. Ta toob isale palju halba ja õnnetust. On väga raske öelda, kas see on Vassili väljamõeldis või see tegelikult ka nii oli. 1953. aasta teisel poolel kubisesid Eesti NSV ajalehed Beriat hukka mõistvatest artiklitest. Ehk ühe markantsema näitena võime tuua ajalehest Õhtuleht 23. detsembril 1953 ühe Tallinna keskkooli õpetaja poolt kirjutatud artikli, mille pealkiri oli Laste õnne ei saa keegi röövida ja seal sarjati Beriat siis nõndamoodi. Raevuga täitus minu süda, kui ma sain teada, millise alatuseni olid laskunud põlatud rahvavaenlane Beria ja tema kaasosalised. Degenerant Beria ja tema jõuk kavatsesid meie lastelt röövida rõõmuküllast ja muretut lapsepõlve. Igavene häbi ja needus inimsoo värdjatele. Nii kirjutas siis Tallinna õpetaja. Pärast seda, kui oli arreteeritud Beria, arreteeriti ka tema naine Nina Beria ja Nina Beria kirjutas 7. jaanuaril 1954 vangimajast Nikita Hruštšovile kirja, kus muuseas on mainitud, et Beria oli nooruses olnud tiisikuse haige, hiljem ka neeruhaige ning pärast seda, kui Beria oli arreteeritud, hakati rääkima Nõukogude Liidus, et 1943. aastal olevat Beria läbi teinud süüfilise ravi. Kuidas sellega on, ei oska öelda. Ja Hruštšov ja Malenkov läksid Beria mustamisel nii kaugele, et kusagilt Nõukogude Liidu sügavustest leiti koguni arst, kes vandus, et Beria põdenud lisaks süüfilisele veel ka tripperit. Pärast seda, kui Beria oli arreteeritud, siis tehti temast Nõukogude Liidus rahva seas juttudes justkui sinihabe või Don Juan. Ja veel Beria eluajal juurdlusel NSV Liidu peaprokurör Rudenko öelnud Beriale siis niimoodi. Kas teie tunnistate, et muutsite oma kodu liiderlikkuse urkaks, oma ihukaitse
aga kupeldajateks. Juuli pleenumil 1953, kus Beria tegevus karmilt hukka mõisteti, esines kõnega Nõukogude Liidu Kommunistliku partei keskkomitee sekretär Šatalin, kes seletanud, et Beria kabinetist leitud arreteerimise järel hulganisti naisterahvaste kõige intiimsemaid ja nagu Šatalin ütles, ma ütleksin väga labase sisuga kirju. Ja muide, kui enne Beriat olnud julgeolekujuht Jagoda arreteeriti, siis Jagoda läbiotsimisel leitud kabinetist näiteks liiderdamisvahendite loetelust sellised asjad. 3904 pornograafilist fotot, 11 pornograafilist filmi ja muuseas seadnud Jagoda oma kodus sisse lausa pornokino ja on öeldud seda, et Beria kabinetist leitud arreteerimise järel ka siidist 7 naisterahvaste kombineed. Beria mahavõtmise ajal oli Eesti NSV Ülemnõukogu presiidiumi esimehe asetäitjaks kuulus sõjalendur Endel Puusepp, kes ei jätnud Eestimaa Kommunistliku partei keskkomitee pleenumil 11. juuli 1953 juhust kasutamata, et Beria kohta oma arvamus öelda. Ta ütles siis Beria kohta neetud reetur ja avantürist. Beria tegevus oli neofašistlik ja bonapartistlik. Kas Beria oli tõesti Nõukogude sinihabe? On teada, et Sergei Kirov ja Nikolai Bulganin eelistasid armukestena noorukesi baleriine ja näitlejaid. Peame rõhutama seda, et kriminaalse vägivalatsemise kohta Beria puhul pole tegelikult mingeid tõendeid. Ühele naisele, kelle Beria olevat vägistanud, olevat Beria öelnud siis niimoodi. Mul on tähtis riiklik ametikoht, kuid eraelus olen ka mina lihtne inimene, kellel on nii puudusi kui ka voorusi. Ma olen ennekõike mees, keda veetlevad noorte tütarlaste värskus ja ilu. Ja mitmed ajaloolased on öelnud, et kas pole mitte liiga kummalised sõnad vägivalatseja suus. Rõvedad kuulujutud Lavrenti Beria kohta läksid isegi nii kaugele, et räägiti, et olid olemas mingisugused karjäärid Moskva lähedal ja salakeldrid koguni Moskvas eneses, mis olid täis Beria ohvritest naiste laipu. On muide räägitud, et Beria lasknud oma ohvrid lausa kondijahuks jahvatada ja eriti olevat Beria hinnanud ühte Bella nimelist lõbutüdrukut, kes selle eest pandud kirja ühte Moskva kohvikusse palgalehele ettekandjana, kus ta aga ei suvatsenud tööl käia, võtnud ainult regulaarselt palka vastu. Üks näide selle kohta, kuidas Lavrenti Beriast kujundati pärast tema kukutamist justkui seksuaalmaniak. Välismaal ilmus üks raamat, kus on toodud selline juhtum, mis Beria naise sõnul on täielik väljamõeldis. Seal raamatus on siis kirjas selline asi, et Beria naine Niina tulnud ükskord Beria juurde, siis kui nad polnud veel tuttavadki ja palunud kaitsta oma arreteeritud venda. Lavrenti Beria peksnud tundmatu kaunitari esmalt läbi, seejärel vägistanud Beria tütarlapse ära, kuid ta ei visanud tütarlast rongist välja rööbastele, vaid otsustas temaga hoopis abielluda. Beria kohta on ikka ajast aega liikunud väga palju müüte ja 1972. aastal ilmus läänes Tadeusz Witlini teos pealkirjaga Komissar ja enamik lääneriikides levinud Beria müütidest ongi sealt pärit. Näiteks kirjutati seal sellist asja, et tavaliselt peatunud Lavrenti Beria auto Punaarmee teatri juures. Seal lähedal oli tütarlaste kool. Lavrenti Beria jälginud tütarlapsi nagu panter hirvevasikaid. Tütarlapsi veetud Lubjankale Beria kabinetti. Mõnikord veeti tütarlapsed lausa Beria koju ja Beria pakkunud naiste rahvastele seal siis klaasikese viina. Oma naise viibimine majas ei olevat Beriat samal ajal üldse takistanud. Naisele oli antud käsk kätte, et ta ei tohi mitte mingil juhul Beria kabinetis siseneda. Ja muide, osa tütarlapsi hüpanud pärast Beria juures käimist lausa Moskva jõkke. Pärast seda, kui 1953. aastal Beria arreteeriti ja maha lasti, on teda ikka peetud ja peetakse ka tänapäevani kõigi aegade ja kõigi aegade rahvaste kõige suurimaks liiderdajaks. Temast on tehtud mingi Don Juani ja sinihabemes segu. Väga raske on öelda seda, mis on selles kõiges tõde, mis aga vale. Jah, tõepoolest on laialt levinud arvamus Beriast kui liiderdajast, ebakõlbelisest ja moraalselt laostunud tüübist. Muidugi ei tule eitada Beria huvi õrnema soo vastu ning näiteks Beria naine Niina Beria on öelnud, et Beria oli ju ööd ja päevad tööl,
millal ta oleks jõudnud terve leegioni naisi oma armukesteks teha. Vene kirjanik Larissa Vassiljeva on Kremli naistest ja Kremli lastest kirjutanud mitu raamatut, mis on ilmunud ka eesti keeles ja tema teoses Kremli naised on käsitletud ka Lavrenti Beria väidetavat suurt huvi naiste rahvaste vastu. Vassiljeva kirjutab siis seal, et liikus igasuguseid kuuldusi, ka selliseid, et Beria olevat ilusaid arestante vägistanud otse enda kabinetis ja hiljem nad maha lasknud, et nad liialt ei lobiseks. Üks Vassiljeva sõbranna rääkinud Vassiljevale siis niimoodi, et ka mina sattusin Beria käppade vahele, kui veel plikakene olin. Oli 1952. aasta juuni lõpp või juuli algus. Olin siis 21-aastane. Beria maja juures seisis grupp mehi. Ligi astus mulle üks polkovnik ja ütles niimoodi. Tahaksin teiega rääkida väga tõsistest asjadest. Teid kutsutakse külla. Sõidame teile järele kell 9 õhtul ja ootame trepikoja lähedal. Järgnev pikk jutt lühidalt kokkuvõttes on siis selline. Kell 9 õhtul öeldi sellele tütarlapsele niimoodi. Me jälgime teid ammu. Te olete just selline tagasihoidlik ja puuduses elav inimene, keda ta on otsustanud aidata. Teil saab olema hea töökoht. See tütarlaps viidi siis Beria majja ja mis seal siis edasi toimus. Kassi sammul hiilinud tuppa Lavrenti Beria ise. Kaetud laud, Beria hakanud isukalt sööma. Kallanud ka sellele tütarlapsele veini, aga see tütarlaps teatanud. Jooma ma ei hakka. Seltsimees Stalin manitseb meid valvas olema. See lause ehmatanud Beria täiesti ära. Ta vaadanud tütarlast nii, nagu ei saaks mitte millestki aru ja igal juhul rohkem seal majas sellel ööl ei toimunudki midagi. Lugu sellest, kuidas Nikita Hruštšovi memuaarteoses tehti Lavrenti Beriast taas kord otse kui seksuaalmanjak. Otse kohe pärast 26. juunil 1953 toimunud istungit, kus Beria arreteeriti, ilmunud tema ette ülierutunud olekus Nikolai Bulganin, kes öelnud, et just äsja rääkinud temaga ihukaitse ülem, ehk siis Bulganini enda ihukaitse ülem. Ja see ihukaitse ülem olevat öelnud siis niimoodi. Seltsimees Bulganin, ma sain teada, et äsja võeti kinni Beria ja ma tahan teile öelda, et Beria vägistas minu kasutütre, 7. klassi õpilase. Aasta tagasi suri tüdruku vanaema, ema sai infarkti ja viidi haiglasse. Tüdruk jäi üksi koju. Ükskord õhtul jooksis ta poodi leiba tooma, möödudes ka majast, kus elas Lavrenti Beria. Järsku nägi tüdruk vanameest, kes vaatas talle läbitungiva pilguga otsa. Tüdruk ehmus. Hiljem kutsusid tšekisti tüdruku välja ja viisid Beria majja. Beria pannud ta lauda istuma ja öelnud toosti Jossif Vissarionovitš Stalini terviseks. Tüdruk keeldunud joomast, kuid Beria nõudnud, et Stalini terviseks peab nüüd küll jooma. Tütarlaps nõustus, jäi purju, jäi magama ja Beria seejärel ta vägistanudki. 1985. aastal sai Nõukogude Liidu uueks ja ühtlasi viimaseks juhiks Mihhail Gorbatšov ja on öeldud, et reaalsed šansid Nõukogude Liidu juhiks saada olid ka Moskva parteijuhil Viktor Grišinil, kuid Grišini võiduvõimalused rikkunud ära see, et ta oli perekondlikult seotud Beriaga. Kuidas see lugu siis oli? Berial oli abieluväline tütar, sündinud aastal 1940, kelle nimeks oli Marta. Beria näitas ükskord Martat ka oma pojale Sergole ja öelnud siis Sergole niimoodi, et ema ehk siis Nina Beria ei pea sellest loost mitte teadma. Brežnevi ajal Moskva parteikomitee juhi Grišini poeg armunud Martasse ja teatanud isale, et kavatseb Martaga abielluda. Grišin ehmus, jooksis Brežnevi juurde kõigest ette kandma. Brežnev kuulanud jutu rahulikult ära ja vastanud. No mida sa erutud? Kui nad teineteist armastavad, las abielluvad. Esiteks, ega tal silti küljes pole, kes ta isa on. Ja teiseks, me pole ju endale lõpuni selgeks teinud, mis mees see Beria üldse oli. Hruštšov pingutas ta asjus kõvasti üle. Pärast Beria arreteerimist ja ametitest mahavõtmist tehti temast otse kui ebamoraalsuse võrdkuju. Asjale traageldati külge mitme Beria ohvri tunnistused. Kas need tunnistused olid tegelikud või väljamõeldised, seda me ei tea tänapäevani. Toome ühe näite 16-aastase koolitüdruku jutust. See jutt on pikk, aga võtame selle lühidalt kokku. Koolitüdruk rääkis siis niimoodi.
kord läksin Malaja Nikititskaja tänaval leivapoodi. Järsku väljus autost näpits prillidega vanamees ja koos temaga siseministeeriumi vormis polkovnik. Kui näpits prillidega vanamees mind vaatama hakkas, ehmusin ja jooksin minema. Teisel päeval tuli polkovnik meie majja. Pettuse teel meelitas ta mu majja Malaja Nikititskaja tänaval. 7. mail 1949 õhtul tuli näpits prillidega vanamees ehk siis Beria ise minu juurde. Hiljem viis Beria mu magamistuppa ja vägistas. 3 päeva ei lastud mind Beria majast välja. Toome ühe konkreetse näite, et mõned tunnistused Beria vastu naiste poolt olid väljamõeldised. Üks raadiokomitee näitlejanna, kellel Beria oli aidanud saada korteri, nentinud, et tema kohtunud Beriaga 24. või 25. juunil 1953, aga tegelikult oli Beria siis ju Ida-Saksamaal mässu maha surumas, nii et see jutt oli tegelikult väljamõeldis. Muide, Jossif Stalini tütar Svetlana kutsus Lavrenti Beriat hellitavalt onu Laaraks ja Berial tekkis auahne plaan, et tema pojast Sergost ja Svetlanast võiks saada paar ja Sergo ja Svetlana vahel tekkiski midagi romaani taolist. Sergo on ise meenutanud, kuidas ta kord kinkinud Svetlanale väikese püstoli, mille peale vana Beria hirmsasti vihastanud ja tuletanud Sergole meelde, kuidas ennast väiksest püstolist lasi ju maha Svetlana ema Nadešta Alilujeva. Kas selle vahejuhtumi pärast või mingil muul põhjusel läksid Sergo ja Svetlana suhted siiski sassi ja Svetlana eelistas abikaasana hoopis Stalini lähedase kaasvõitleja Andrei Ždanovi poega Juri Ždanovit, kellega abielluti ja saadi ka lapsi. Beria arreteeriti Malenkovi ja Hruštšovi intriigide põhjal juba 26. juunil 1953 ja muide on räägitud ühte vandenõuteooriat, et Beria olevat samal päeval juba ära tapetud ja seda olevat teinud ei keegi muu kui Nikita Hruštšov oma enda käega. Niimoodi Hruštšov välismaal trimpamiste ajal rääkis. Sellised viinauimas tehtud avaldused loomulikult ei pruugi olla väga tõsiseltvõetavad ja on olemas ka selline versioon, et Beria viidi Kremlist otse Moskva sõjaväeringkonna staabi punkrisse, kus ta siis samal päeval ehk 26. juuni 1953 maha lasti. Seda juttu, et Beria lasti maha juba arreteerimise päeval, on levitatud siis mitmes versioonis. Üks versioon on siis juba mainitud, et Hruštšov laskis Beria maha. Teine versioon on see, et kindral Moskalenko laskis Beria maha, siis et Mikojan ning on välismaal ilmunud ka selline teos, kus on kirjas, et Beria olevat kägistatud kas Mikojani või Molotovi poolt 3 kindrali abil, kes Berial kõrist kinni võtsid. Taoliste vandenõuteooriate jätkuks võime mainida, et Ameerika kirjanik John Fisher on kirjutanud, et usalduslikus vestluses kellegi lääne diplomaadiga olevat Nikita Hruštšov kinnitanud, et tema ehk siis Hruštšov olevat isiklikult Beria maha lasknud 26. juunil 1953. Keegi Prantsuse senaator käinud aga Moskvas 1956. aastal. Temale olevat purjus Nikita Hruštšov rääkinud, et pärast istungi lõppu olevat Anastas Mikojan hiilinud Beria selja taha ja tapnud tal lasuga kuklasse. Kordame, et need on kõik ikkagi vandenõuteooriad. Lavrenti Beria poeg Sergo Beria oli oma surmani veendunud, et Lavrenti tegelikult tapetigi 26. juunil 1953 ehk siis arreteerimise päeval, mitte aga 23. detsembril 1953 pärast kohtuprotsessi, nii nagu ametlik ajalugu väidab. Sergo tugines sellele, et Beria süüasja arutanud kohtu koosseisu üks liige, kelle nimi oli Mihhailov, olevat temale ehk siis Sergole rääkinud, et see olnud ainult üks kohtufarss, et pimedas saalis istunud isik ei olnudki üldse Beria ja see isik öelnud seal kohtu farsi ajal ainult siis kas siis jah või ei. Ametlikel andmetel lasti Beria 1953. aasta detsembris maha, kuid 1958. aastal juhtus väga mõistatuslik asi. Sergo Beriale ehk Beria pojale saadeti siis ühe tundmatu isiku poolt foto, millel oli jäädvustatud ühel Argentiina pealinna Buenos Airese tänaval jalutav Lavrenti Beria ise. See foto on tänaseni seletamatu. Väga kiitvaid hinnanguid pälvis Lavrenti Pavlovitš Beria näiteks suures Nõukogude entsüklopeedias ja selle teises väljaandes. Kuid pärast seda, kui Beria oli arreteeritud, siis 1953. aasta suvel
saadeti entsüklopeedia tellijatele mitu lehekülge teksti koos tungiva nõudmisega liimida see Beria kohta oleva artikli asemele, viimane aga hävitada. Stalini-aegne tuntud poliitikategelane oli grusiin Sergo Ortšonikidze ja tema vanem vend oli Pavel ehk siis Papulia Ortšonikidze. Pavel ehk Papulia oli krooniline alkohoolik, kes oma joomatuuride ajal lõi kõvasti lamenti. Purjus Papulia hakkas valjul häälel ropendades sarjama Nõukogude võimu ja niinimetatud neetud bolševikke. Beria töötas tollel ajal siis Kaukaasias ja Beria elas mõnda aega isegi Papuliaga samas majas ja püüdis talle aru pähe panna, kuid asjata. 1936. aasta septembris küsis Jossif Stalin Lavrenti Berialt. Kaua sa selle huligaaniga veel jändad? Ma pean silmas Papuliat. Papuliat! Beria vastas. Kuid ta pole ju ohtlik, seltsimees Stalin. Ajab vaid niisama loba suust välja. Lobamokad aetakse meil külma kätte, vastas Stalin rangelt. Oled sa seda vene kõnekäändu kuulnud üldse? Kui Beriale esitati jälle ettekanne Papulia suupruukimise kohta, kus ta olevat Stalinit nimetanud lausa vuntsidega seaks, siis läks Berial kops üle maksa ja ta ütles oma tšekistidele, ajage see asi joonde. Lavrenti Beria ja Jossif Stalini omapärane huumorimeel. Pärast Teise maailmasõja puhkemist jõudis järg ka Volga sakslasteni, kes siis elasid Nõukogude Liidus. Neid elas Nõukogude Liidus toona 1,5 miljonit. 12 ja 28 august 1941 võeti vastu otsus, et Volga sakslased tuleb küüditada Kasahstani, Kirgiisiasse, Novosibirski ja Omski oblastisse. Sakslaste küüditamist pidas Stalin eriti tähtsaks. Stalin on nimelt veendunud, et Volga ääres elavate sakslaste hulgas on tuhandeid diversante ja spioone. Asja tegi aga pikantseks see, et Lavrenti Beria peres elas pikka aega sakslanna, endine õpetaja nimega Ella Almedinger. Ta oli majapidaja, teenija ja aitas Sergol, kes oli Beria poeg, koolitükke õppida. Sõja algul ütles Beria oma teenijale niimoodi. Ärge muretsege, teid ei puutu mitte keegi. Kui aga küüditamine juba käis, teatasid mingid jutumärkides heatahtlikud sõbrad otsemaid Stalinile, et Beria ei allu seadustele, ei pane nimekirja omaenda sakslast. Kohe seejärel sõitis Stalin ilma ette hoiatamata Beriale külla, jõudes kohale just lõunasöögi ajaks. Mõne aja pärast lausus Stalin lõunalauas justkui muu seas. Nagu on selgunud, olete teie Ella Emmanuilovna, hitlerlik agent. Küll on lops. Olen teid küll uurinud, kuid see on mul kahe silma vahele jäänud. Kõik vakatasid. Lavrenti Beria teadis, milline on Stalini huumorimeel ja ütles siis niimoodi. Kõige hullem, et mina seda ka ei märganud. Mis rahvakomissar selline mina ka olen? Olgu, muigas Stalin. Otsustame nii. Heidame Ella Emmanuilovnale armu, kuid teid seltsimees Beria laseme maha. Aitäh kostitamise eest, mul on nüüd aeg minna, ütles Stalin ja tõusis lõunalauast üles. Beria läks teda saatma ja küsis, mida ma siis tegelikult tegema pean, seltsimees Stalin? Sinu maha laskmise lükkame edasi, ütles Stalin. Las Ella Emmanuilovna elab nagu varemgi. Sinu vastutusel. Ühest intsidendist, millest hiljem kahtlustati lavastust, et Beria olevat tahtnud tõsta Stalini silmis oma aktsiaid. Tegevus toimus 1937. aastal ja tegemist oli atentaadiga Beria vastu. Beria sõitis autoga ja peatas oma auto Suhumi linna piiril. Järsku tormasid põõsastest välja 3 püstolitega tundmatut isikut. Beria ihukaitsja Sokolov jõudis Beria varjata oma ihuga ja võttis kätte püstoli Walter. Autojuht ja Abhaasia parteiorganisatsiooni sekretär tõttasid samuti Beriale appi. Bandiidid taandusid. Sokolovi paremat kätt oli tabanud 4 kuuli. Teise maailmasõja ajal käis Lavrenti Beria ka 3 korda ise rindel ja korra saatis tema poeg Sergo radistina Beriat. Ükskord juhtus siis niimoodi, et sõideti Beria lennukiga Moskvast välja, sõideti Baku kaudu Kaukaasia poole. Lennuk läks õhus põlema ja ainult Beria isikliku piloodi meistri osavus aitas leegid õhus kustutada, nii et Beria ja tema poeg jäid ellu.
1930. aastate keskel, kui Beriast oli saanud Gruusia kommunistliku partei keskkomitee sekretär, üritati teda kõrvaldada organiseeritud terroriakti abil. Kuidas see siis kõik toimus? Gruusias puhkas kord Valgevene kommunistliku partei keskkomitee teine sekretär, kelle nimi oli Hatškevits. Ühel päeval sõitis Beria koos temaga autoga. Beria autos oli peale Beria enda ja Hatškevitsi veel Beria naine ja poeg. Hämardus. Enne ühte järsku kurvi tasandas autojuht kiirust ja järsku samal hetkel kajasid pimedas lasud. Tuld anti autole eest ja tagant ja see Hatškevits sai surmavalt haavata. Beria ise kannatada ei saanud ja ilmselt päästis Berias see, et Hatškevits kandis samuti, nagu Beriagi, näpid sprille ja arvatavasti see ajaski ründajad segadusse.